Olgu, tere. Tere! Räägime aususest täna esialgu ja siis vaatame, kuidas edasi läheb, siis vaatame, mis see ausus toob meile täna siis. Just. Mis sa arvad, kui aus sa oled oma elus? Ma arvan, et suht palju, Oled? aga ma kindlasti ka vahel säästan teisi inimesi. Jätan ütlemata lihtsalt. Et näed midagi, aga ei ütle. Noh, näiteks, või siis on mingid olukorrad, kus ma vaatan, et Kas sa ei ütle sellepärast, et ta ei jaksa seda välja kanda? jah, pigem sellepärast. Et muretseb nagu tema tunnete pärast siis või? Mis ma nüüd muretsen, ma tean enam-vähem osasid inimesi, et seda reaktsiooni, mis kuidas tuleb. See reaktsioon tuleb, siis ma mõtlen, et ma siis parem ei räägi. Arvad? Ma ei tea, mul on vahest selline tunne, et osadele inimestele see selline hästi aus jutt nagu võib-olla küll natuke šokeerib, aga ikkagi tuleb kasuks. Jah, tegelikult suures pildis ma olen muidugi nõus sellega. Ma tean küll, et nad vihastavad. Ma saan aru ka, miks on, et kui sa, vaata, osad inimesed loovad endale nii palju neid illusioone ja lugusid. Mul on päris palju näiteid selle kohta, kuidas inimesed nagu elavad päris kuidas öelda viisakalt siis, jama elu. Aga nad teevad endale mingisuguse loo sellest ja siis nad räägivad seda teistel, aga samas nad kogu aeg nagu kinnitavad iseendale selle rääkimisega seda, et neil on kõik hästi ja et päriselt pole ju hullu midagi, eks ju, aga samas see, mis kodune pilt on, see on nagu päris... Keegi kuskilt on öelnud, et kui keegi pidevalt kinnitab, kui hästi tal on Facebookis, et siis seal... No midagi seal on, eks ju. Et miks ta peaks seda muidu kogu aeg nagu üle rääkima, eks ju, et kui hästi tal nagu kõik on. Tõestama, et äkki keegi kõhkleb, et mul ei lähe hästi, et siis... Ja päris tihti nad nagu tõestavad iseendale seda kogu aeg, rääkides seda lugu, et kui hästi neil on, siis mitte vaadata seda. See on mingis mõttes, me võime rääkida sellest, aga see valgub suht tihti laiali, kus inimesed nagu, nad ei ole nagu vist ise ka iseendas nii kindlad, siis nad käivadki protestimas ja nõuavad mingisuguseid õigusi või endale, et keegi teine kinnitaks selles, milles nad ise kindlad ei ole, et vahest tundub ka niimoodi. Ma räägin nagu rohkem sellisest nagu oma kodusest elust, paarisuhetest ja siis vaata, nagu me siin keskuses näeme, eks, et inimesed ei julge tulla, et mida nad siis kardavad, on ju. Kardavad seda, et tuleb välja see, mida teised ei tea. Et see on põhihirm, on ju. Aga ega siis sa ei muuda ka mitte midagi, eks ju. Paraku see on, ma ei tea, ma arvan, et kannatad ise kõige rohkem selle all võib-olla isegi. Jah, ma arvan küll, jah. Samas inimene vist harjub kõigega, on ju. Jah. Ka kannatustega. Seda nüüd ka, jah. Sellega veel eriti palju, eks me ju räägime pidevalt endale igasuguseid lugusid ja ei tahaks ikka selle koorma otses olla. Jah. Mul on väga palju huvitavaid naisterahvaid käinud, kes nagu isegi tunnistavad seda, et nendel on mingi oma versioon asjast, nad teevad küll, kuidas asjad on, aga nad ei taha seda vaadata ja siis nad teevad selle asja enda jaoks ilusamaks. Sellepärast, et see tõde võib niivõrd palju nende elu muuta, et nad ei tule toime selle muutusega. Jah, see on ju suht vägivallas ju põhimõtteliselt samamoodi. Ise ennast vägistavad põhimõtteliselt, on ju. Jah. Väga, väga huvitavad on need. Aga mul on vahest niimoodi, et kui inimene mul siin istub niimoodi, nagu sina praegu on ju, ja siis räägib mingisugust lugu ja siis ma nagu, ma saan aru, eks ju, et see on nagu jama, mis ta siin räägib. Siis ma ikkagi, mul on vahest päris raske nagu lihtsalt kuulata seda ja mitte öelda, et kuule, et siin pildil on midagi valesti.
see on nagu mingis mõttes tundub nagu kummaline, et tuled terapeudi juurde abi saama ja siis hakkad talle nagu kägu ajama, et millist abi sa siis nad tahavad kinnitust saada sellele loole, mis neil seal peas on. Ja siis on üllatunud, kui ma ei kinnita seda lugu. Ja siis nad võivad ka ju öelda, et halb terapeut oli. jah. Ja siis lähevad järgmise juurde. Ja võib-olla otsivad nii kaua, kuni nad leiavad siis sellise terapeudi, kes võib-olla siis kinnitab seda või ütleb, et jah, et see on okei. Ma ei tea. Aga päris palju on sellist endale valetamist küll, jah? No, mina olen nagu aru saanud seda, et see, noh, nagu öeldakse, välismaailm, sisemaailm peegeldus, et vaata, palju su ümber inimesi on, kes jama ajavad. Et kui neid on suht palju, siis oleks küll mõistlik küsida endalt, et millal sa ise väga jama ajad ise endale. No, siit võib ju muidugi edasi minna sinnamaani välja. Eks me mingis mõttes endale ajame kägu nagu iga uuel aasta alguses. Hakkame rohkem trenni tegema, et me või paremini toituma. Ja siis see kestab kuskil maksimum 2 kuud ja siis läheb kõik jälle sinna vanasse, eks ju. Jah. Aga vähemalt inimestel on see soov olemas, see uue aasta alguses, sest siis on kõik selline, kõik on uus ja kõik on, nüüd on teistmoodi, on ju. Millegi pärast jah, see raugeb. Et seda rütmi saavutada, ikkagi see on ju muutus, on ju. Et kui sa oled kogu aeg harjunud mitte tegema trenni näiteks ja sööma kõike igal kellaajal, siis see on ikka väga suur muutus, kui sa võtad ennast kätte ja siis lood mingisuguse rütmi endale iga päev. Ja järgid seda. Päris raske. Ja. See eeldab ikka tööd iseendaga. Ja võt tööd iseendaga väga vähesed tahavad teha. Nad tahavad kiireid muutusi. Väga paljud tahavad kiireid muutusi. No eks ikka miljonäriks võiks saada täna, mitte aasta pärast. Kuni sinna välja. Jah, aga selle peale nagu ei mõelda, et päriselt, et seda miljonit nagu omada selleks on vaja päris suurt vastutust. Et sa seda sa oskaksid ka hoida seda ja investeerida ja sellega toimetada, eks ju. Et muidu see miljon tuleb ja siis ta on paari päevaga sul juba läinud, on ju. Et mis see siis kasu on? Jah. Aga nüüd tulles selle aususe, ma hiljuti ühele inimesele ütlesin ka seda, et kui sa ei julge nagu mulle ausalt öelda, mida sa mõtled, siis juba pigem jätta ütlemata, et aga mingist nagu jama pole ka mõtet teada. Nii, mis see reaktsioon oli siis? Reaktsioon oli, ma ei mäleta, kuidas ta ütles, nii. Milleks, mis ma selle teadmisega nagu peale hakkan, et lihtsalt viisakusest, nagu me oleme seal, et viisakusest ütleme. Osade inimestega mulle tundub, et see on nagu siuke, kuidas ma ütlen, nagu Facebookis iga ühe pildile laigi panemine, et kui ma ei pane, võib-olla ma sulle see pilt tegelikult ei meeldi, aga kui ma jätan panemata, siis ta mõtleb, et minust halvasti, et näed, vaata, ei võinud mulle laiki panna. Et mina inimesena, mis ma selle laigiga peale hakkan, kui inimene seda ei mõtle, sama on see kas või sünnipäeva soovidegagi, et kui sa näed seal keegi õnnitleb, ta isegi ei viitsi seda välja kirjutada, vaid võtab selle Facebooki pakutud lause sealt, et siis saad ju aru, et see inimene ei ole tegelikult, ma ei tea, kas ta nüüd aus on, aga see näitab, minu jaoks näitab see, et see on nagu mingis mõttes väärtusetu. No see on see ikkagi muretsemine selle pärast, mida teised minust arvavad, eks ju. No aga eks me ausad ju samamoodi ei julgegi olla, et mida need teised minust siis arvavad. Aga ma ei tea, mida need teised arvavad siis, kui sa valetad. Ma arvan, vist
rohkem no halvasti. see tekitab selliseid pinnapealseid suhteid lihtsalt, aga inimestel ma ei teagi, kui palju inimesed hindavad seda sügavat suhet, et paljudel ei ole suheteski ju sügavaid selliseid teemasid, mida rääkida omavahel, et suhted ongi kuidagi siuksed pinnapealsed, on ju. Jah, aga kust need tuleb, miks? Ei julgeta rääkida seda, mida päriselt mõeldakse. Aga miks? Hirm on selle äratõukamise ees. No vaata, kui sa oled tulnud sellisest perest juba, kus sul on öeldud, et sellisena sa ei sobi, nagu sa oled, et sa võiksid olla selline ja selline, eks ju, siis laps hakkab automaatselt ju teiste inimeste järgi elama ja olema siis see, kes siis tahetakse, et ta oleks, on ju. Ja paarisuhetes on ka väga palju. Et ma täna kirjutasin, et päriselt paarisuhteid ei ole olemas selliseid, kus on tingimusteta armastus, et sellist asja ei ole olemas, on ju. Et see on selline lapse ja vanema suhe, on ju. Ja kui sa paarisuhtesse lähed, siis seal on ilmselgelt tingimused. Oled sa nõus sellega? Jah, muidugi. Et kui seal ei oleks tingimusi, siis ilmselgelt keegi oleks lapse seisundis seal, eks. Ja teeks täiesti vastutustundetuid asju ja mõtleks, et aga meil on tingimusteta armastus, et see andestab, siis sellisel juhul peaks andeks andma, eks ju. Jah, et nagu, et annan selle vastutuse ära, et mis seal vahet on, mis ma tegin, et meil on ju tingimusteta armastus. Jah, aga ega siis me ei ole lapsepõlves ka saanud vanemate käest seda tingimusteta armastust ikkagi. Jah, ma küll... Vanemad hakkavad sind üsna palju kujundama juba päris noorest. Ma küll olen lootnud seda, et see oleks nagu... No sa oled võib-olla juba teadlikum, et sa ei tee seda, eks ju. No, aga ma mõtlen just sellised vanemad, kes on ebateadlikud ja lähevad lihtsalt nagu seda sama rada pidi, nagu temaga on tehtud, on ju. Ja nad ei tee nagu seda halvas mõttes, vaid selles mõttes, et nad arvavad, et nad niimoodi armastavad ja hoolivad, on ju. Aga see laps saab signaali kogu aeg, et temaga midagi valesti ja selline, nagu tema on, ta ei tohiks olla. Ta peaks olema selline, nagu temalt oodatakse. Ja siis me teeme oma elus selliseid valikuid, mida me ise võib-olla teha ei taha. Näiteks töökohad, eks ju. Et väga paljud ju mehed võtavad oma isade töökohti. Hakkavad tegema seda, mida isad tegid ja siis juba vanaisad tegid, on ju. Selleks, et siis olla nagu oma esiisade moodi, sellepärast, et see on ainukene töö, mis on nagu siis neile määratud, on ju. Aga nad ise võib-olla südames ei taha seda teha, on ju. Ja nii on seal paarisuhetes ka samamoodi sellised inimesed lähevad paarisuhtesse ja ega nad ei räägi ju sellest, millised nad on, mis neile meeldib, mis väärtused neil on, vaid nad lihtsalt kuulavad siis, mida ütleb see partner, milline ta tahab, et oleks tema paariline, eks ju. No ja siis nad hakkavad olema need. Nad hakkavad kedagi teist mängima, eks ju. Nad ei ole nemad ise. Ega seal ei saagi ju tekkida väga sügavaid suhteid siis paaris. Sa pidi kogu aeg mängima kedagi teist, kes sa ei ole. Päris väsitav koht vist. On, jah. Eks ma isegi olen mõelnud oma elus mingil hetkel seda ja see oligi väsitav, väga väsitav. No, ja julgenud rääkida, et mulle päriselt ei meeldi see. Mulle ei meeldi olla selline. Ei julgenud, eks. Ja ei julge olla selline ega ei julgenud nagu siis seda lihtsalt lahti ka lasta. Ma ei julgenud isegi, et kas ma ei tea miks, et kas mind siis aktsepteeritakse, kui ma olen see päris mina. Et isegi ise kartsid seda enda päris mina olemist, et siis loomulikult tundub ka keeruline see mõelda selle juures seda, et kas su paariline siis aktsepteerib seda, kui sa oled see päris sina ise. No võtta, inimesed ei teagi päriselt, kes nad on, on ju. Jah. Et saavad täiskasvanuks, otsivad endale partneri ja päriselt nad ei ole üldse nagu teadlikud sellest, kes nemad päriselt on. Ja siis nagu sa ütlesid, et isegi kardad seda, kes sa oled. Et sellepärast me millegipärast arvame, et meie ise oleme see kõige suurem koll. Eks ju. Et see on kindlasti midagi nii õudset,
mida isegi ei tahaks näha. Noh, siis ja siis me ei hakka seda ka teistele näitama, on ju. Sest ilmselgelt siis öeldakse meile, et see ei sobi. Ja meid tõugatakse ära, et see ongi see põhjus, miks inimesed paarisuhetes ei suhtle oma vahel. Ja milleks tekivad probleemid väga paljud. No tõenäoliselt jah. See ongi just see väsimus ja kõik sellest rolli kandmisest, pidevast rollis olemisest kogu aeg. Ja samas me oleme teinud seda juba lapsest saati. Seda rolli kandnud. Ja siis tekivad paari suhtes need probleemid ühel hetkel, sellepärast, et sa ei jaksa kaua nagu kanda seda rolli. Ja ühel hetkel, kui see armumine mööda läheb, on ju, siis sa hakkad seda frustratsiooni oma paarilise peal ju välja näitama. Päris klassikaline paarisuhte teema, eks ju. Jah. Kas sealt siis võib öelda, et sealt tulevadki ka need siis, et kui need nii-öelda siis need ootused purunevad, siis kas siis ühel või teisel poolel, et sa ei ole üldse selline, nagu sa varem olid või? No see on see armumise mingisugune see hormonaalne mingi kokteil, mis seal tekib, on ju, see ju teeb selle, aju teeb ikka täitsa uduseks ära, eks, siis sa ju näed ainult illusiooni, sa ei näe ju inimest ennast, kui sa oled armunud. Ja siis, kui see udu sul peast hakkab ära kaduma ja siis see närvisüsteem väsib ära sellest dopamiini laksust, siis see lihtsalt ei jaksa olla nagu väga tihti keegi teine. Ja siis see ongi väga suur üllatus sellele teisele inimesele seal, et oota, mis mõttes, et sa olid ju selline. Mis vahepeal juhtus, et sa nüüd selline oled. Eks? Et siin on midagi nagu valesti, eks ju. Päriselt inimesed lihtsalt saavad tagasi selle, et ma ei viitsi näidelda kogu aeg. No siis ongi, tuleb olla kohe alguses aus iseenda vastu. Ja sealt no kõigepealt oleks vaja nagu leida üles, kes sa oled selline ja vaadata talle otsa. Et kui sa julged juba ise endale otsa vaadata, siis järelikult ka teised julgevad seda teha. Aga kui sa seda ei julge teha ja lähed paari suhtes, siis on raske. No mis sa arvad, kui palju inimesi seda üldse teinud on ennem seda, kui nad paari suhtes on läinud? Ma arvan, et sihukest polegi. Ma arvan ka, mingi 98% inimestest seda kindlalt ei tee. Võib-olla, ma ei tea, 3., 4. suhtesse võib-olla siis, kui on mingisugused ämbrid läbi käidud. Ja juba vanus on ka. Ja juba tead, mida sa enam ei taha kindlasti. Ja siis mingisugused väärtushinnangud on sul juba paigas, eks ju, et millest sa nagu alla ei lase. Nooremast peast võib-olla teed allahindluseks. Et siis, kui hakkad nagu päriselt täiskasvanuks saama, võib-olla siis mitte välimuselt, aga nagu peas ka, et siis kui hakkad mõtlema, et sind nagu ei koti see väga, mida teised sinust arvavad, siis võib-olla siis... No aga päris paljud inimesed elavad ikka üsna pikalt niiviisi, et nad ikkagi elavad ka päris vanas eas selle mõttega, et mida teised arvavad ja ei tea, kes nad on. See on ikka päris jube. Sa mõtled, et tuled siia ellu elama ja siis kuidagi vead selle elu läbi selle iseennast kurnates ja mingisugustes pidevalt mingites rollides olles ja. Mul käis üks klient mingi aeg tagasi selline üle 50 aastane naine. Tal on juba mitmes suhe ja praegu hetkel on ka, aga nad ei ela koos. Ja see naine ütles, et ta ei ole mitte kunagi orgasmi saanud. Mõtle, kuidas me läheb seksile üle, eks. Ja ta tuli proovima siis hingamisteraapiat ja me tegime siis sellist spetsiifilist hingamist siis. Ja ta jõudis sellisesse seisundisse läbi selle hingamise, kus ta hakkas kogema sellist kehalist naudingut või siis sellist, tead, nagu see tantristlik selline nagu
orgasm siis on ju, mitte nüüd läbi genitaalide, vaid lihtsalt selline ülimalt hea tunne hakkas tal tekkima ja ta jättis selle seansi pooleli sellel hetkel. Sest ta oli väga šokeeritud sellest, et kui ta selle seansi ajal läbi teeks, siis ta saaks esimest korda elus aimu, millest ta kõigest on ilma jäänud. Ja teine hirm, mis tal üles tuli, oli see, et see mees, kellega ta praegu koos on ja kellest ta mitte mingil juhul lahkuda ei taha, ei oska talle mitte kunagi seda naudingut pakkuda. Ja pigem ta jätab selle ja elab oma elu edasi ilma igasuguste orgasmideta. No see on küll kõva otsus mingis mõttes, et ei oska mitte kunagi, et ta ei julge siis nagu rääkida selle pärast. Et ta ei julge mehele öelda, et kuule, et prooviks äkki, ma ei tea. Ei. Jah, et see seanss jäi meil pooleli ja ma aktsepteerisin seda, et see on ega ma ei saa kedagi sundida, eks ju. Aga lihtsalt see oli nagu nii huvitav minu jaoks, et ta pigem valib selle, et ta elab ilma seda kogemata. Ja ta valib selle mehe lihtsalt selle pärast, et mitte jääda üksi. Väga huvitav. Väga huvitavas piiratud ikkagi maailmas elab, et kus on ainult üks mees olemas. Noh jah, vaata naistel tekib üle 50 naisel eriti veel tekib see üksi jäämise selline tohutu meeleheitlik hirm. Vaata, kui paljud naised elavad suhetes, mis on alla igasugust arvestussuhted ja nad ongi sellised 50 tuuris naised ja nad ei lähe lahku selle pärast, et see meeleheide on lihtsalt nii suur selle üksinduse ees. Et see, et parem olgu see halb mees seal kodus, eks. See mõttetu mees, keda saab kogu aeg taga rääkida, kui mõttetu on, aga ma ei lähe tast lahku ka, sest aga väga harva nad tunnistavad endale seda hirmu. Et kui neid küsida, et aga mis sind hoiab siis selles suhtes? No siis sealt tuleb see lugu. Kellel kuidas siis on ju, et ma olen kuulnud igasuguseid lugusid, et ma olen kuulnud seda, et meil on mingi eelmiste elude karma, mis hoiab meid koos. Et vaata, kui tugev selline lugu enda peas tekitatud, et ma ei saa lahku minna sellest mehest selle pärast, et meil mingi eelmise elu karma hoiab meid koos. Johai Tiina. Ja igasuguseid selliseid huvitavaid nagu ettekäändeid tuleb sealt, miks nad ei saa seda teha ja see tavaliselt on alati nendest suurem. Et just kui mitte nemad ise ei hoia sellest kinni, vaid neid kuidagi hoitakse. Et nagu selle peale ei tule, et nagu otsus on nagu see, mis nagu tuleb teha või? Ei, nad ei julge seda otsustki teha, sest ikkagi see alateadlik hirm üksi jäämise ees on nii suur, et inimesed ei ole nõus olema üksinda. See on ikka kõige suurem hirm. Selle üksi olemise käes, ma mäletan, ma olen nagu palju mõelnud oma isast, et siuke, ta on ikkagi suht kibestunud temaga vestelda, siis näed, et kui ta on nagu maailmast jube kibestunud. Ja siis ma olen nagu mõeld, et ma vist isegi küsisin ta käest ka vahepeal, et kas sa nagu ei tahaks nagu kellegiga koos olla, et viskaks selle kibestumise nagu kõrvale, et nagu üritaks nagu kuidagi saada aru, et äkki võiks midagi muuta, aga et oma ellu nagu et kellegiga koos olla, aga ei tule. Aga mis see vastus on, mis ta ütleb siis? Ta ei olegi seda otseselt öelnud, ega ta ei aktsepteeri, et seda, ma arvan, et ta isegi ei aktsepteeri või ta ei ole isegi mõelnud selle peale. Kas kuni sinnamaani välja, et minu ja vennaga, minuga nüüd muidugi ei ole enam neid konflikte, aga vennaga näiteks pidev tüli. Ma iga kord, kui ma kuulen, kas on venda või oma isaga vestlen, siis mul tuleb muie peale, siis mul tuleb meelde see 90-ndates või millal see oli see film Vanad torisejad, üks Ameerika film oli. Et nad on ka kahekesi siuksed. Kuulad üht või kuulad teist, siis nad on nagu kaks siukest torised. Et su vend on su isa sarnane siis või? Absoluutselt.
no vaata, kui lojaalne oma isale. Ma arvan, et nad sellepärast läbi ei saagi, et isa toob mingid asjad vennale hästi palju üles. No ja vastupidi ka. No jah. No, ja no arvatavasti on su isa pettunud naistes siis. No kindlasti, seda ka, aga... No see saab alguse emast ju. Jah. Naised ei puutu asjasse päriselt, see on ema, kelle peale ta vihane. Jah. Et kui on ikka nii, kui on mehel ikkagi nii halvad suhtud oma naistega, et nad ei suuda nendega toime tulla, nendega suhelda, siis ei ole kunagi selles naises viga. See on projitseering. Ja. See on algusest peale olnud projitseering. See kui on emaga halvad suhted, siis selle naise peale siis projitseeritakse kogu seda frustratsiooni ja viha ja pettumust, mis on emaga. Ja seda on väga palju. Seda on väga palju, et meestel on väga halvad suhtud oma emadega. Ja seda on kohe näha. Ma olin nüüd 2 päeva koolitusel, siin rahakoolitusel muideks. Seal oli ka, sa näed ära nagu, kuidas mees suhtub naistesse. Nii nagu mehed tajuvad naisi, eks ju. Te ju ka ju saate kohe aru, et viskate pilgu peale, te juba skaneerite ära ja saate aru, mis ta endast kujutab läbi riietuse, läbi selle, kuidas nad suhtlevad, kuidas nad käituvad, te juba saate aru, eks. No naised saavad samamoodi meeste kohta aru, eks ju. Et nendel meestel on selline, nad on hästi tõrjuvad naiste suhtes. Kohe algus, kohe joos. Et isegi siis, kui sa proovid nendele kuidagi läheneda niimoodi pehmelt, siis esimene reaktsioon on kohe kaitse. Ja siis saad kohe aru, et okei, emaga on teema siin. Ei torgi, ei hakka torkima. Aga ega nad ei taha vaadata seda ema üldiselt, kui mees on oma ema peale vihane, ega nad seda ei taha vaadata, aga noh, tõenäoliselt jah, et siis peab hakkama millegiga tegelema ja no seda ka, aga siis peab ju hakkama seda ema ju ka vastu võtma, eks ju, aga see on üle mõistuse nende jaoks. Et kui mees on ikkagi oma ema peale vihane, siis see on nii, see on see mehe ego esiteks, on ju, mis on väga pihta saanud. Ja kui mehel on väga kõrge ego, siis see on väga raske on sellest läbi tulla. Et üldse hakata nägema oma ema nagu inimesena. Päris juba mõelda. Aga sa näed seda ju ka, eks? Ei, muidugi. Et see on esimene märk, kui on mingite eks-naistega mingi teema, on ju, et ei suuda olla, siis see on ema teema. Alati. No jaa, aga mis siis teha? Et oma elus aus olla. See on ikkagi, ma mõtlen, kui sa oled nagu lapsest peale nagu üles kasvanud igasuguste maskide ja igasuguste lugudega ja siis see on see võib-olla mingis mõttes, nagu sa rääkisid sellest naisterahvast, siis et nüüd hakata, seal on nagu seda kohvrit või seda jama on lihtsalt nii palju, et võib-olla siis sellepärast paljud ikkagi mõtlevad, et olgu parem nii nagu on ja kirun parem teisi, kui hakata selle suure asjaga tegelema või? Ma arvan, et enamus inimesi isegi ei mõtle selle peale, et seda muuta. Seda ka muidugi, jah. Kui nad on kasvanud sellises peres lapsena, siis järelikult see ema ja isa olid juba sellised, on ju. Et seal on juba selline epigeneetiliselt kaasa tulnud see, et see sama muster, et see ju kordub, on ju. Ja kui see kordub, siis see on nii süsteemne, et sa kannad seda edasi oma lastele ka. Võt, minust see on veel kõige õbedam selle juures, et hiilides ise kõrvale, sa jätad selle nagu lastele kanda. Väga paljudel on ükskõik sellest. Nad ei saa isegi aru, nad isegi ei adu seda, et nad midagi oma lastele edasi annavad. Jah. Nad elavad nagu täitsa sellises nagu omas mingisuguses mullis või omas maailmas ja nad ei julge mõelda isegi. Ma arvan, et see ongi pigem see, et nad kardavad mõelda kaugemale.
Nad elavad hästi piiratud sellises mullis ja tohutus hirmus. Noh, selles mulli sees on ju. Nad kardavad kõiki ja kardavad kõike siin elus on ju. Teisi inimesi kardavad ja siis nad kardavad neid energiavampiire ja mida kõike on võimalik karta, kõike nad kardavad. Ja siis see hirm juba ei lase sulle nagu sealt mullist välja tulla, eks. Ja mõelda selle peale, mida ma siin korda saadan üldse. See ongi vaata siuke ellujäämisrežiimis elavad kogu aeg. Ega see siis väga palju ei mõtle kaugemale. No jah, ega ma ise mõtlen samamoodi. Okei, see ütleme 4-5 aastat tagasi. Ma nagu ega ma ei osandki mõelda ju ka samamoodi selle peale. Yeah. Et nii-öelda kui neid hästi palju juhuseid ei oleks juhtunud, siis võib-olla ma oleksin siiamaani siukest elu elanud teadmatuses, oleks vaadanud need. Nüüd on mul muidugi ainult Facebookis enesarengu teemalised postitused enamus ongi, inimesed on ära vahetunud nii palju. Aga noh, varem ei oleks võib-olla seda sissegi tulnud või siis oleks vaadanud, et mingid uhud jagavad mingisugused oma asja ja läinud sellest nagu mööda üldse. Et noh, ja siis kui sa lähed sellest mööda, jah, kas sa siis hakkad mõtlema selle peale? Või kas sa, jah, ma ei tea, võib-olla mõistus ei oskagi nagu aduda seda üldse, et hakkaks mõtlema, kas seal toimub pigem see hirm seal taga või inimesed lihtsalt ei oskagi mõelda sinna? Ma arvan, et ei oskagi mõelda enamuses. Et miks mu elus mingid asjad on, noh, mu naine on selline ja selline, mul on lihtsalt kehv valik olnud. No, sita magnetiks. Jah, valisin kehva naised ongi tissidega maad ja loodame, et kui ma vahetan välja, võtan järgmise, lihtsalt äkki siis veab ja on parem. No, aga mõni lähebki elu lõpuni selle teadmisega, et ma olengi see magnet, eks ju. Ja siin ei saagi mitte midagi teha, et ma olengi selles elus tulnud neid selliseid naisi kannatama. Ja siis ühel hetkel nad, nagu sinu isa otsustab siis jääda üksi, sellepärast, et ei jaksa neid selliseid naisi nagu taluda. Ja ka sinu isa ju ei ole kunagi mõelnud selle peale, et äkki on temas viga. No tõenäoliselt mitte. Eks ta ei tule selle pealegi ju. Väga paljud inimesed ei tule selle peale, sest me ju arvame, et me oleme inglid, teised on ikka halvad. Aga jah, seda, ma ei teagi, kui palju siin maailmas seda nii-öelda ausust on. Tundub, et ikkagi inimeste teadlikkus ikka väikselt kasvab. Arvad, jah? No mälet, mul on vähemalt tunne. Võib-olla nüüd enam mina selles omas mullis, et ikkagi Facebookis ja niimoodi ikkagi seda infot tuleb ikka päris palju. Muidugi ma ei oska öelda, et kas nende inimeste, kes mõtlevad seda nii-öelda mingis mõttes vanat moodi, et kas nende gruppidesse tulevad võib-olla need, nagu ma enne ütlesin, kiruvad inimesed, et keegi liikluses käitus valesti, et võib-olla nendele ei tulegi üldse siukest infot sinna Facebooki sisse, siis nemad elavad ikka seal, nemad elavad siis selles oma vanas mullis. Meie elame siis teissuguses mullis. Ma arvan küll, et see on nii, et kui sinu see sõpruskond ära muutub, siis sul muutub seal Facebookis ja sein ka, eks ju. Ja siis sul võib endal tunduda, et terve maailm ongi selline. Siis sa oled jälle oma ette mingisuguses mullis. Ma räägin. Ja siis räägid mõne teistsuguse inimesega ja tema ütleb, et millest sa räägid? Ma üldse ei näe siukseid postitusi. Tema näeb ainult seda mingit poliitikat, võib-olla uudiseid, ma ei tea, mis iganes selliseid katastroofe, eks ju, see, mida tema enda ellu valib, on ju. Vaata, kui hästi Facebook näitab ära, millist elu sa elad. Jah. No ikka jälle välismaailma peegeldus. Eks ju. Et väga paljudest läheb see info võib-olla siis mööda üldsegi. Selline enesearengu info ja kas. Et kui sa ise ei ela sellises maailmas, eks ju, et siis järelikult sa ei saagi seda infot. Jah. Mis kahju. Ja võib-olla isegi kui sa saad, siis sa lihtsalt lähed, scrollid nagu kiirelt selle edasi sellepärast, et see on mingi jama siin. See küll mulle ei olnud.
no siis tuleb ikkagi teha nii, nagu mu üks koolitaja kunagi ütles, et meist peavad saama majakad. Eks siis paista võimalikult kaugele. Seda me siin teeme. Jah. Ja siis me peame ka arvestama sellega, et me väga paljudele inimestele ei meeldi. Sest me võib-olla ei räägi sellist juttu, mis neile meeldiks. No selle kohta ma juba sulle ka ütlesin, et me kumbki ei ole dollar, et kõigile meeldida. See oli hea. Mõtlesin, et selle peaks meelde jätma. Et jah. Ma ei tea, ma ei hinda väga nagu sellist lugude rääkimist. Ilmselgelt on mul ka kindlasti mingisuguseid lugusid, võib-olla kui ma parasjagu mingisuguse asjaga ei viitsi tegeleda, siis ma loon mingi mugava jutu endale. Aga ma saan aru sellest. Et vahest ongi võib-olla vaja endale võtta aega ka, eks ju, et siis lood endale, et miks ma seda praegu ei tee. Eks mul tuleb seda samamoodi. Jälle mingi koha pealt nagu arvad, et on nagu siuke vesi on suht rahulik ja siis jälle muigega avastad, et no jõha ei tea, mis lugu jälle sinna taha on räägitud. No ma arvan, et kõik inimesed teevad, et see on ikkagi selline meile harjumuspärane. Et ei saa kogu aeg ju kangutada ka, on ju. Aga me vähemalt muudame oma elus asju, on ju. Tegutseme. No ikka. No minul, võib-olla minu see numeroloogiline seis on lihtsalt selline, et mina, eks nad saavad oma selle asjad nagu nii kätte, aga ma ikkagi loodan, et minu lapsed ei pea minu asjadega tegelema, et nad tegelevad oma asjadega. Et ma üritan endast anda küll nii palju kui võimalik, et neile jääks minust nagu mingisuguseid negatiivseid. No sa saad teha just nii palju, kui sinu võimuses on teha. Ei, no see on selge, jah. Aga kui ilmselgelt sa täielikult neid ära päästa ei saa sellest. See on selge. Eks nad korjavad mingeid asju kindlasti. Aga mitte midagi tehes, siis jääb ikkagi palju rohkem neile. Jaa, ei seda kindlasti, jah. Et see, kui juba üks vanematest ennast tervendab, on lastele juba väga suur kingitus. Et sa oled juba väga suur eeskuju. Kui lapsed ju võtavad meie pealt, eks eeskuju, siis nad juba näevad, et kõik on võimalik. Ja. Et isegi kui üks vanem teeb seda endaga. Noh, minu soov on küll näiteks ka samamoodi, et minu lapsed ei peaks nagu seda jama nagu läbi tegema. Et tehku oma jamasid, aga mitte seda, mida nagu mina olen nagu korraldanud või mida mina olen edasi kandnud ja mis nagu on ajast ja arust, et ma küll annan endast parima, et ma ei anna neile seda edasi. Kõike muud ma ei saa kontrollida. No see on, mida me teame, seda me teame, et eks neid teeme just nii palju, kui teame ja oskame ja saame. Aga mis seal ikka? Just. Okei, aga siis nii palju aususest täna. Ja. Kirjutage meile, kuidas teil aususega on, mis te üldse arvate, mis on ausus ja kui ausad te ise endaga olete ja kui palju te lugusid räägite endale. Ja kindlasti tellige meie kanal. Jah. Ja võib-olla küsige küsimusi ka meie käest, siis me saame järgmistel kordadel teile vastata. Nii palju, kui me oskame. Selle jaoks me siin oleme.